Ma arvan, et kui sa tahad minna kuskile õpirändele, siis sa eelkõige lähed saama kogemust. See koolituse sisu võib-olla ei olegi kõige olulisem, vaid oluline on see, kuidas võõras riigis hakkama saada, kuidas võõraste inimestega hakkama saada. Ja see koolituse sisu sealt on kindlasti boonuseks ja ma usun, et neid võimalusi on nii palju, mille vahel tegelikult valida. Ja tulebki paika panda enda jaoks mingisugused kriteeriumid, et mida sa sellelt koolituselt saada tahad, et kas kõige tähtsam on sinu jaoks see sisu, kõige tähtsam on sinu jaoks see kogemus. Võib-olla sa tahad ennast väga arendada inglise keeles, et need on nii erinevad, aga ütleme, kõige esimene õpirände kogemus minu jaoks, ma arvan, oli ikkagi tutvuda uute inimestega, et ma olen oma elust mingisuguse aja elanud Hollandis ja võib-olla sealt saanud ka sellist julgust, et välismaal ei olegi nii keeruline või nii raske käia, et ma usun, et kogemus on see, mida me elus tahame saada, et kuskil edasi jõuda ja ennast võib-olla ka professionaalselt arendada, siis iga selline väikene tükikene annab väga suure osa juurde. Mulle väga meeldis seal koolitusel, kuidas öeldi, et ükski konflikt ei ole koletis. Et väga tihti inimesed kuulevad sõna konflikt ja arvavad, et see on midagi väga halba, see on koletis, millest me kõik tahame eemal hoida. Konflikt ei saa lahendada, kui me ei suuda kahe poole poolt siis panna paika, et mis see konflikt tegelikult on. Väga tihti mina arvan, et minul on kellegagi konflikt, tema võib-olla ei teagi, et meil on konflikt ja siis ei saa me leida ka lahendusi, et konflikt on selline asi, millel on kaks poolt alati vähemalt, et üksinda ei saa konfliktis olla. Ja seda ma hästi palju seostasin oma töös, oma isiklikus elus, et kui me ei oska konfliktile näiteks nime anda, me ei oska seda näiteks nagu raamatule, et raamatule on pealkiri, igal konfliktil tegelikult võiks olla ka pealkiri. Ja kui pealkiri ei ole, siis ilmselt on lihtsalt tegemist väikese arusaamatusega, mitte suure konfliktiga, millele peaks siis näiteks teraapiliselt lahendust otsima. Ma arvan, et inimesed, kes ei ole õpirändel varem käinud, on kindlasti väga paljust ilma jäänud. Et väga tihti arvatakse, et küsimus on selles, et kas ma oskan piisavalt hästi näiteks inglise keelt, kas ma saan kõigest aru, mis seal räägitakse, et tegelikult selliseid, kes emakeelena räägivad inglise keelt, neid inimesi õpirändel on tavaliselt väga vähe, enamus on tulnud kuskilt kokku ja on väga toetav seltskond, et meil oli üks inimene Venemaalt, kelle inglise keel ei olnud väga tugev ja tema kasutas kogu aeg Google Translate'i abi. See ei anna sulle küll täiesti õiget vastust, aga ta vähemalt sai ennast väga hästi väljendada ja kui esimesel päeval oli tal väga raske vastata, siis teisel päeval juba oluliselt lihtsam, et selle keskkonna sees olles. Ja ka inimesed, kes olid tulnud Inglismaalt, kelle emakeel on inglise keel, tegelikult olid väga toetavad. Et see õpirände kogemus lisaks sellele koolitusele, mis seal pakutakse, annab kindlasti ka väga palju juurde sinu professionaalses arengus, et sa saad võõraste inimestega suhelda, võõraste inimestega nädal aega koos elada. Nädala aja pärast nad ei olegi enam võõrad, tundub, et sa oleksid neid justkui terve elu teadnud, et ma kindlasti väga soovitan selliseid võimalusi kasutada. Lisaks koolitusele sain ma ka tutvuda siis kohalike vaatamisväärsustega, külastada kohalikku jõuluturgu, mis oli siis just avatud nii-öelda. Kuna ma ei olnud varem Kopenhaagenis käinud, siis käisin ma ka väikese Merineitsi juures, mis on väga huvitav, et selline väikene kuju toob miljoneid ja miljoneid turiste, et kui ma alguses pimedas seda kuju üles ei leidnud, siis tabasin ma selle koha selle järgi, et turistid Hiinast olid kahe suure bussiga sinna tulnud ja kõik tegid koos pilte, et see oli selline huvitav mälestus, ma arvan, Kopenhaagenist. Ja see linna ilu loomulikult ka jäi meelde lisaks koolitusele. Inimesed tihti kardavad õpirändele minna, et tegelikult on see väga tore kogemus, mis on väga tihti vähemalt või ütleme pea 100% rahastatud, et see oma panus, rahaline panus ei ole sinna, on põhimõtteliselt olematu. Vahel tuleb maksta ka mõned oma osaluse tasud, aga see rahaliselt on osalejale tasuta, kuna Erasmus+ seda rahastab, et ma väga julgustan kindlasti proovima. Ja ma usun, et kõik inimesed, kes ühe korra õpirändel käivad kuskil riigis, siis nad on selle üle õnnelikud ja kindlasti tahavad veel minna, et see ei olnud minu esimene kogemus ja kindlasti see ei jää ka viimaseks, et ma väga soovitan inimestel sellega kaasa minna.